Tere ka minu poolt ja suured tänud sissejuhatuse eest. Minu ettekanne siis keskendub sellisele teemale nagu andmeõiglus. Ehk küsin ettekandes seda, et kuidas kujundada eetiline ja arengut soodustav andmeühiskond. Nii, ma vaatan, kas ma saan vahetada nii. Ehk siis see, millele see ettekanne põhineb, tugineb siis sellisele kesksele mõistele, milleks on maailma andmestumine. Ehk siis oma igapäevaste tegevuste käigus, nagu me kõik teame, kes me andmeid analüüsime igapäevaselt, andmeid toodame läbi selle, et ostame bussipileteid, kinopileteid, sõidame bussiga, valideerime kaarti, tänapäeval ilmselt vähem koroona ajal, aga ka online tegevuste kaudu me toodame andmeid. Ning see, millele see ettekanne keskendub ning see, millega ma oma igapäevases töös kokku puutun, et ei ole küsimus mitte selles, et kas meil on niivõrd väikesed andmed, suured andmed, ehk siis oma igapäevases töös eelkõige puutun kokku andmestumisega ja andmetega siis ruumilise mobiilsuse valdkonnas ehk siis mobiiltelefonidega, näiteks registriandmeid ühendades e-residentide andmete abil või siis sotsiaalmeedia andmete abil, vaid küsimus, mis mind enda uurimuses eelkõige huvitab ning mis on ka meile tänapäeval ilmselt üks kesksemaid, on siis maailma andmestumine. Ehk siis see, et me ühest küljest viime selliste rutiinsete tegevuste käigus need tegevused kvantifitseerivale andmekujule või ka siis mitte kvantifitseeritud struktureerimata andmekujule, mis siis struktureeritakse hiljem, vaid küsimus on selles, et need loodud andmed annavad ühest küljest meile võimaluse luua teatud teadmist, aga teisest küljest neil on ka teatud ühiskondlikud tagajärjed. Ehk siis seda protsessi me siis olemegi nimetanud nii oma uurimuses, oma meeskonnas Eestis kui ka rahvusvaheliselt oleme nimetanud maailma andmestumiseks. Aga peamine küsimus, mis siis seoses sellise andmestumisega ongi see, et miks selline andmepaljusus, ehk siis meil on lõpmatu mitmekesisus andmetest, milles ka siis tutvustusringis me puutusime sellega kokku, et me nägime, et meil on erinevates valdkondades, korruptsiooni valdkonnas, lastekaitse valdkonnas on palju valdkondi, kus meil on lõpmatult palju andmeid, et miks see andmepaljusus ei ole alati viinud selliste uute arengumudeliteni, innovatsioonideni. Nendele küsimustele vastata ongi siis andmeõigluse teema. Andmed samamoodi ka nad loovad sotsiaalset reaalsust ning sageli see sotsiaalne reaalsus ning andmesuhted, läbi mille seda sotsiaalset reaalsust luuakse, on siis sageli läbi põimitud sellistest hierarhilistest võimusuhetest. Ning seetõttu siis sageli võibki juhtuda, et mil viisil ühest küljest meil on selline lõpmatu andmete mitmekesisus, aga teisest küljest see andmete mitmekesisus ei pruugigi alati jõuda sellise sotsiaalse mitmekesisuse arvestamiseni. Ning siin olen ära toonud mõned sellised näited, kuidas seda sotsiaalset mitmekesisust läbi andmete võidakse kontrollida või siis selekteerida. Ühest küljest iseseisvad autod, kus siis ühest küljest on lahendused on välja töötatud selleks, et pakkuda teatud elanikkonnarühmadele juurdepääsu teatud infrastruktuurile, näiteks haiglatele, kuid teisest küljest need eksperimentaalsed algoritmide uuringud on näidanud, et eelisjärjekorras võidakse just üle sõita see haavatud ühiskonnarühma esindaja ehk siis vanema elanikkonna esindaja. Teisest küljest teine näide keskendub geeniandmetele, kus siis geeniandmed annavad meile lõpmatu võimaluse nii-öelda kontrollimiseks, manipuleerimiseks sellise mitmekesisusega, ehk siis ühest küljest pakuvad andmed võimaluse ära hoida haiguseid nagu HIV ja nii edasi, kuid teisest küljest tekitavad küsimusega ka sellest, et kuivõrd on eetiline kontrollida sellist sotsiaalset mitmekesisust nagu kurtus, millega on seotud ka teatud kultuurilised sotsiaalsed tavad. Või siis nüüd praegusel koroona ajal on palju näiteid erinevatest mobiiliäppidest, kus näiteks Kuveidis
Kuveidis ning Bahreinis, aga ka Norras kasutatud BeAware äpp, rakendus, mis on jälginud kontakte, aga teisest küljest koondab ka asukoha andmed GPS-i põhiselt ühte andmestikku ning ei ole nii-öelda selge, mil viisil andmeid kasutatakse, pluss teisest küljest annab võimaluse ka siis inimeste endi asukohti jälgida. Ning kolmas viimane näide siin on seotud sellise terviserakendusega, kus siis mobiilirakendus võimaldab siis ühest küljest ennetada ja ära tunda vastsündinute hingamise puudulikkust, aga teisest küljest see tekitab ka palju diskussioone sel teemal, et kuivõrd õige on sellist andmelahendust kasutada, kuna see andmelahendus on arendatud Kanadas, tuginedes Mehhiko andmetel ning rakendatakse Nigeerias, et kuivõrd selline ühest keskkonnast kontekstist teise üle viidud andmed on aktsepteeritavad. Ning selleks, et selliseid nüüd need näited olid sellised üsnagi utreeritud meelega, et näidata teatud selliseid võimalikke ka negatiivseid tagajärgi ning selliste üsnagi äärmuslike näidete või väljundite tulemusena on siis ka hakatud enam rääkida andmeõiglusest, siis sellest, et kuidas siis tegelikult neid andmelahendusi rakendada ja kasutada selliselt, et luua sotsiaalselt õiglane, aga ka mitmekesine ühiskond. Ning seda sotsiaalse õigluse mõistet ma illustreerin ühe uurimuse põhjal, mis me oma uurimusrühmas oleme läbi viinud, kus me uurisime sellist andmelahendust, ehk siis oma siin ettekandes andmeid, ma näen nii-öelda laiemalt andmetehnoloogiaid, nii ütleme, et andmeid, andmebaasis olevad andmeid kui ka siis andmete põhjal loodud algoritmilisi lahendusi, tehisintellekt ning see antud näide siis keskendub põgenike ümberpaigutamise algoritmile, kus siis sooviti siis tagada põgenikele suurem tööhõive ning siis algoritmiliste lahenduse põhjal siis paigutati põgenikud selliselt, et sellisesse asukohta, kus neil on suurem tõenäosus saada tööd. Siis ühest küljest selline ruumilise modelleerimise näide algoritmiliselt, see pole midagi uut ning see algoritm ja see näide tugineb siis Lloyd Shapley ja Alvin Rothi 2012 aasta majanduse Nobeli preemia võidutööle, mis siis keskendus sellisele algoritmilisele sobitamisele ning siis antud näites siis kombineeriti juhendatud masinõpet ning optimeeritud sobitamist ning siis selle tulemus tõepoolest oli see, et kui põgenikke paigutati ümber, siis tuginedes nende nii-öelda taustaprofiilile, ehk siis sellele, et milline on nende ettevalmistus, nende sooline kuulumus, nende nii-öelda taust ning siis teisest küljest paigutati konkreetsesse piirkonda, et luua teatud mõttes sünergia nende kahe vahele, siis tõepoolest see viis ka siis sellise positiivse tulemuseni ehk siis tööhõive kasvuni ning siis uuringud näidanud, et siis ka tõepoolest tööhõive kasv oli siis erinevat sõltuvalt siis keskkonnast, kas siis Šveitsis või USA-s 50–73%. Aga teisest küljest, mida sellised lahendused tõstatavad küsimuse ka sellest, et kuivõrd õiglased või eetilised sellised erinevad lahendused on. Ning seetõttu siis andmeõigluse seisukohast räägitakse enamasti sellest, et kui me siin on põhimõtteliselt võib laias laastus öelda, et on kaks erinevat seisukohta. Üks nii-öelda keskendub sellele, et kuidas siis luua sotsiaalselt ühiskondlikult õiglaseid demokraatlikke väärtuseid, võrdsust lähtuvaid andmelahendusi globaalses perspektiivis, ehk siis, et kui me erinevad andmelahendusi, mis on rakendatud, arendatud, disainitud ühes kontekstis ning need viiakse teise konteksti, et kuidas siis erinevates nii-öelda ruumilistes piirkondades, kohtades mõistetakse, siis väärtustatakse erinevaid inimõigusega seotud aspekte ning teine
Teine rõhuasetus keskendub siis konkreetselt sellele, et kuidas siis andmeid hallatakse läbi siis valitsusasutuste erinevate legaalsete korralduslike printsiipide ning kuidas siis kujundatakse organisatsioonides konkreetsed andmekultuurid selles osas ning väärtused, et selles osas, mis tähendab siis õiglane andmekasutus. Ning see, mida siis oma uurimuses ning Eesti kontekstis oleme andmeõigluse kasutamisel ning defineerimisel kasutanud, eelkõige lähtuvalt sellisest mitmekesisuse kontseptsioonist, mis siis pöörab tähelepanu sellele, et lisaks sellistele traditsioonilistele arusaamadele andmetest, kus siis andmeeetika keskendub eelkõige sellistele õiguslikele või tehnilistele aspektidele, nagu näiteks majanduslik efektiivsus, turvalisus, privaatsus, andmekaitse, siis see mitmekesisusest lähtuv andmeõigluse lähenemine keskendub siis sellele, et millised on need inimesest tulenevad kontekstuaalsed, inimese toimevõimest tulenevad, inimese eelistustest tulenevad, demokraatlikest ning kohalikest väärtustest, sotsiaalkultuurilistest väärtustest tulenevad rõhuasetused. Ning siis see meie enda uuring siis antud põgenike näitel näitaski seda, et lisaks sellele, et kasvab tööhõive, on oluline arvestada ka selliseid õiglusega seotud aspekte, nagu ühest küljest toimevõimet, ehk siis see, et meil uuring näitas seda, me viisime läbi uuringu, kus intervjueerisime Süüria põgenikke Eestis ja Türgis ning andmeeksperte, kes siis erinevaid lahendusi välja töötavad ning me nägime, et oluline on teatud selline toimevõime aspekt, ehk siis see, millised on konkreetsete andmesubjektide ehk siis kellele siis andmelahendused on suunatud, millised on nende arusaamad ja arvamused ja eelistused seotud selle andmelahendusega on olulised. Aga teisest küljest, mis siis see uuringu olulise tulemusena välja tuli, on see, et lisaks sellele, et need, kellele me neid andmelahendusi suuname, ka meie ise, kes me arendame neid andmelahendusi, ka siis kodanikualgatuse vormis andmeid analüüsides, panustades erinevatesse algatustesse, et ka meie oleme teatud mõttes andmesubjektid, aktiivsed agendid, ehk siis me oleme samuti teatud mõttes surve all teha nii-öelda õige otsustus, ehk siis siin need intervjuu näited näitavad, et põgenikud ütlesid, et jah, tõepoolest, et töö leidmine on keeruline, et see algoritm aitab teatud mõttes sellist toetab majanduslikku aspekti ehk siis töö leidmist, aga teisest küljest ka on oluline arvestada nende endi kultuuriliste eelistustega ning samamoodi ka eksperdid ütlesid, et neil on teatud kõhklused selles osas, et kuidas ühte või teist andmelahendust kasutada, ehk siis inimesed andestavad algoritmile vähem, optimeerimisel võivad olla oma riskid. Ehk siis see on üks oluline aspekt andmeõigluse juures, on see, et meil kõigil, kes me tegutseme, meil on teatud aktiivsus, meil on teatud selge toimevõime, ehk siis meie endi seisukohtadest sõltub ning meie endi aktiivsest positsioonist sõltub see, et millised need andmelahendused on, mida me loome. Teine aspekt, mis on siin oluline, on kontekst, ehk siis andmelahendustel on alati teatud kindel kontekst, ehk siis nad on tõlgendatavad ja rakendatavad konkreetses kontekstis, ehk siis ka meie uuring näitas, et kui näiteks selline ümberasustamise algoritm on sobiv Türgis või siis Šveitsis või USA-s, siis kus põgenike arv on suurem, siis see pole sobiv Eesti kontekstis. Ning kolmandaks, sotsiaalse mitmekesisuse aspekt on oluline arvestada, ehk siis, et kui andmeeksperdid siis sellise lahenduse juures rõhutasid läbipaistvusega seotud ning andmete töötlusega seotud tehnilisi aspekte, siis andmesubjektid ehk siis põgenikud ise rõhutasid selliseid sotsiaalse mitmekesisusega seotud aspekte, nagu näiteks, et oluline arvestada kultuuriliste eripäradega, ehk siis, et kui kultuuriliselt on ebasobiv saata noor naine suurde linna, siis see võib tekitada sellist emotsionaalset halba enesetunnet, aga siis teisest küljest ka taastoota teatud selliseid ruumilise segregatsiooni nähtuseid. Ehk siis sellise mitmekesisusega arvestamine ning andmeõiglusega arvestamine on selline kompleksne protsess. Ning kuidas siis seda andmeõiglust Eesti konteksti kohandada, tulles tagasi
nende näidete juures siis Eesti konteksti ning Eesti kontekstis oleme välja pakkunud ühe võimaliku raamistiku, kuidas siis luua andmeõiglane Eesti ühiskonda ning see raamistik tugineb siis sellisele 10 postulaadile, mida me oleme nimetanud selliseks Eesti andmeühiskonna manifestiks, mis sisaldub hiljuti ilmunud raamatus Kuidas mõista andmestunud maailma metodoloogiline teejuht, mille toimetasime koos Katrin Tiidenbergiga Tallinna Ülikoolist, Andres Iibakuga Tartu Ülikoolist ning millesse lõid kaasa 38 oma ala tippeksperti Eestist. Ning selle raamatu eesmärk oli siis ühest küljest anda ülevaade erinevatest metodoloogilistest lähenemistest, tutvustada Eesti erinevaid lähenemisi, aga ka ühest küljest, kuigi see raamat on juba mõnevõrra tähelepanu saanud, olen siin ära toonud ka paar sellist positiivset tagasisidet, mida oleme raamatule saanud, aga teisest küljest, kuna selle postulaatse raamistiku me pakkusime välja ühest küljest kui teatud sellise alusena, millest on võimalik lähtuda andmelahenduste loomisel, aga teisest küljest ka me sõnastasime selle suure meeskonnaga selle mõttega, et alustada teatud mõttes diskussiooni selle üle, avalikku diskussiooni, et mis on Eesti kontekstis andmeõigluse arvestamisel kõige olulisemad aspektid. Ning järgnevalt ma lühidalt neid postulaate tutvustan ning olen väga tänulik igasuguse tagasiside ja küsimuste eest ning ka diskussiooni algatamise eest, et kas just sellised aspektid sobituvad Eesti konteksti, kuidas neid mõista ja võib-olla on hoopis midagi olulist siin puudu. Ehk siis esimese postulaadina oleme sõnastanud selle, et andmestumine on keeruline sotsiaalne protsess. Ehk siis see on alati kahesuunaline sotsiaalne protsess, et ühest küljest andmed loovad meile teadmist, aga teisest küljest me peame alati arvestama ka teatud selliste läbipõimunud hierarhiliste komplekssete andmesuhetega, mida ka see põgenike näide näitas ning samuti nendel andmetel võib olla teatud mõttes vastuoluline võim. Ning teisest küljest, mida me siin oleme rõhutanud selles raamistikus on see, et andmestunud maailmas valitsevad võrgustunud seosed. Ehk siis, et selle asemel, et ennustada ja kausaalselt selgitada neid andmestunud maailma erinevaid protsesse, siis sageli on see keeruline just seetõttu, et erinevad andmesubjektid on omavahel väga tihedalt seotud, mida näitas ka see põgenike näide, kus siis selleks, et luua head andmelahendust, selles näites tuleb arvestada nii siis põgenike endi loodud suhetega asukohamaas, ehk siis Eestis ja Türgis, aga ka siis nende sotsiaalsete suhetega päritolumaas, aga ka siis nende andmeekspertidega. Siis kolmas postulaat, andmetaristu on avalik hüve. See on see, mille nimel me ka siin ühiselt tegutseme ning ka mida Open Knowledge Estonia, mida veab, ehk siis, et oluline on luua mitmekesine ning võrdne juurdepääs erinevatele rühmadele ning andmetele ning üks algatus, kus me oleme samuti seda tegevust toetanud, on siis infotehnoloogiline mobiilsuse observatoorium, kus koos Tartu Ülikooliga ja Tehnikaülikooliga oleme püüdnud koondada erinevad mobiilsuse kohta käivad andmed ühte kohta ning see ühest küljest võimaldab tõepoolest teatud mõttes juurdepääsu agregeeritud andmete kujul, kus on olemas teatud interaktiivsed lehitsead, rändekalkulaatorid ja nii edasi, aga teisest küljest annab ka võimaluse juurdepääsuks sellistele granulaarsetele, detailsetele, indiviidipõhistele andmetele just sellel eesmärgil, et oleks võimalik seda individuaalset mitmekesisust andmete ka analüüsimisel arvestada. Ning teisest küljest eetika andmeõiglus peaksid olema andmestunud ühiskonnas alustalad, ehk siis igasugune töö andmetega, kes me siis ükskõik mis vormis andmetega kokku puutume, ka siis kodanikuühiskonna algatuste vormis, nagu oli näiteks enne mainitud koroona statistika ning portaali loomine
või siis ise andmete kogumine, et tuleb lähtuda sellistest andmekaitsega seotud aspektidest, aga teisest küljest ka sellest, et millised on need sotsiaalsed suhted, millist rühma me peaksime eelkõige kaasama ning mitte diskrimineerima, mitte välja jätma selle andmelahenduse loomisest. 5. postulaat, mis on ka mul endal võib-olla lemmikpostulaat, mida ma võib-olla rõhutaksin eriliselt just seetõttu, et ka erinevates rahvusvahelistes kriteeriumides on see sageli suhteliselt tähelepanuta jäänud. Ehk siis kontekst on kuningas. Andmed vajavad alati tõlgendamist ja analüüsimist kontekstis. Ehk siis, et kui meil on erinevad rahvusvahelised kriteeriumid, kuidas andmeid analüüsida, erinevad rahvusvahelised organisatsioonid, erinevad riigid on loonud oma kriteeriume, siis just sotsiaalne kontekst, et kuidas selliseid tehnilisi lahendeid siis sobitada konkreetsesse sotsiaalsesse konteksti, mida näitab ka enne mainitud see Ubenva terviselahenduse rakenduse, mis on loodud Kanadas, tuginedes Mehhiko laste nutu andmetele ning rakendatakse Nigeerias. Et see on näidanud seda, mida me oleme nüüd ka oma uurimismeeskonnas uurinud, et kuigi sellised lahendused on sageli maaslikud efektiivsed ning nad aitavad teatud arengufaasis piirkondi, siis teisest küljest on andmetel ka teatud kontekst ning need vajavad konkreetses kohas kohandamist. Ehk siis kas või lihtne näide on see, et mis keeles see konkreetne lahendus on loodud. 6. postulaat, andmed ei teki iseenesest. Et kuigi sageli meile tundub, et meil andmed on palju, me räägime isegi isetekkelisest andmetest, siis tegelikult oluline andmeõigluse seisukohast on tunnistada seda, et kõigil meil, kes me töötame andmetega, meil on aktiivne roll nii andmete loomisel, kas läbi selle, et kui me postitame siis ühte kassipilti või ei postita, et selle võivad olla teatud tagajärjed, nagu siin see karikatuur näitab, et kassipilte postitades meil hiljem linn näebki välja selline nagu ideaalne kassikodu. Ehk siis, et meil andmetöötajatena on aktiivne roll ning me saame teha kriitilisi valikuid töös andmetega ning teisest küljest on oluline rõhutada ka seda, et aeg-ajalt peame mõtlema ka seda, et kas meil tegelikult on kõike vaja koguda. Et suurepärane näide siin sellest 6. postulaadist, aga ka 5. on siis Eesti Hoia äpp, mis siis tegelikult ei ole arendatud selliselt, et on teise riigi algoritme üle võetud, vaid on kohandatud oma Eesti kontekstis algoritm, mis siis lähtub Eesti inimeste normidest, arusaamadest sellest, et mis on privaatsuse ning andmeturvalisuse ning teisest küljest see rakendus ei kogu ka ilmaasjata asukoha andmeid, et ohustada inimeste turvalisusest. Ehk siis andmete kogumine tuleb praktilisest vajadusest ning seetõttu kõike alati ei ole võib-olla vaja koguda. Siis 7. postulaat, teooria pole surnud, ehk siis andmete kogumine ja mõtestamine algab alati teatud asjakohasest küsimusest, ehk siis meil alati on teatud eelteadmised konkreetse teema kohta olemas ning on oluline luua teatud dialoognähtuse olemasoleva info vahel. Ehk siis, et kuigi ka siis sageli öeldakse, et me laseme andmetel endil rääkida, tulemuste põhjal, siis siin on jällegi see aktiivne roll meil, kes me andmetega töötame, et mis küsimust me esitame ja mis järeldusi me selle põhjal teeme. Ning ka meie endi uurimismeeskonnas läbi viidud uurimuse tulemused näitavad, et teooria roll on endiselt oluline ka siis selliste lähenemiste korral, mis siis kasutavad uuemaid andmetüüpe ning uuemaid ennustavaid lähenemisi ning keda teooria roll suurandmete ajastul huvitab, siis olete oodatud ka osalema seminaris homme, mis keskendub just sellele teooria lõpule, online seminar Nurkse instituudis Tehnikaülikoolis. Ning 8. ja 9. postulaat, et käes on metodoloogilise pluralismi aeg, mida me nägime ka seda andmeraamatut kokku pannes 40 eksperdiga koos,
et selleks, et sellistele komplekssematele küsimustele vastata, et me oskaksime üldse tagada ja näha seda sotsiaalset mitmekesisust ning õiglaseid lahendusi, on oluline siis kombineerida erinevaid lähenemisviise, erinevaid distsipliine ning siis olla paindlikud tulenevalt siis eesmärgist. Ning ka meie endi uurimismeeskonna uurimus on näidanud, et just interdistsiplinaarsed meeskonnad on oluliselt edukamad selliste sotsiaalselt õiglaste ning heaolu tagavate andmelahenduste pakkumisel. Ning seega siis 8. postulaadiga seotud 9, et paradigmasõjad jäägu minevikku, ehk siis oluline on lähtuda lõpliku kasulikkuse ja pragmaatilisuse põhimõtetest. Ning 10. postulaat ehk siis kõige olulisem, mida ka eelnevalt olen rõhutanud, et andmetöötaja on kõige olulisem tööriist, ehk siis me peame siin arvestama nii nendega, kellele andmelahendused on suunatud, ehk siis andmesubjektidega, aga teisest küljest ka teadvustama enda rolli, enda aktiivset rolli andmelahenduste loomisel. Ehk siis Open Knowledge Estonia on siin ka hea näide sellest, kus meil on võimalus inimestel kodanikuaktiivsuse korras aktiivselt ka kaasa rääkida selle õiglasema ühiskonna loomise suunas tegutsemisel, aga teisest küljest ka aidata hinnata kriitiliselt erinevaid tagajärgi. Ehk siis, et kokkuvõtteks, kuidas kujundada eetiline ja arengut soodustav andmeühiskond, et selleks siis pakume välja raamatus sellise andmeõigluse kontseptsiooni 10. postulaadist tulenevalt, mis lähtub siis sotsiaalsest mitmekesisusest, inimeste toimevõimest ja konteksti arvestavatest andmelahendustest, aga nagu ka ütlesin, on tegemist sellise 10 postulaadist koosneva esialgse manifestiga, mille osas oleme väga tänulikud igasugust tagasiside eest, aga ka algatamaks teatud diskussiooni sel teemal. Ning raamat siin on nüüd ära toodud ka autorid, raamat on kättesaadav elektrooniliselt siin selle lingi kaudu. Raamat on nüüd küll trükist juba otsas, aga uus trükk on kohe tulemas. Suur aitäh!